panin ka valge särgi selle, et natukene helgem välja näha. Et soodne ja ebasoodne, et see on hästi huvitav aspekt, et veedakultuur ja kõik maailma kultuurid on ju loodusseadustega ikka vaatad seal, kõikide asjadega arvestatakse täheseisu ja ilmaseisu ja sotsiaalselt, kuidas asjad on, et elada selleks on vähe, sanskriti keeles on rasa-pasa, et see sega maitseid, et mõtle, kui sul oled kõik üks maitse, eks ju, nagu rahvad tahetakse kõike segada, eks ju, et kõik on küll igavasti hinged, aga igal rahval on oma mingi spetsiifiline selline egregor, eks ju. Et kui sa ütled ei, et teeme kõik ühe rahva, ütleme, et neid erinevad maitsed ei ole vaja, et sina oled mul tädi, laps, onu, vanaema, mees, naine, kõik oled ühes nagu. Et siis me saaks nagu omavahel vahetada seda armastuslikku nagu sellist suhet, et see annabki nagu maitset vastavalt ajale kohale tingimustele, vastavalt kultuurile, vastavalt selle ruutsile, selle maitsele suhted, vanaim inimene, eks ju, ema, isa, ülemus, kuuru, abikaasa, lapsed, eks ju, loomad, linnud, puud, kõik on nagu võrdsed hingelevelil, aga samal ajal see rasa, see maitse saaks toimida, siis vastavalt see mäng siis on nagu mängureeglid, nagu jalgpalliski, eks ju. Et kui üks vend hakkab korvpallireeglitega vutiplatsi möllama, siis see nagu läbi, mats peatatakse kinni, ei saa nagu edasi minna. Et see on loogiline, eks, et me mingid asju toimetusi teeme, näiteks täna on kolmapäev, eks ju, täna on Merkuur, eks ju, Merkuuripäev, et Merkuur on nagu hästi hea sotsiaalne, täna on hea nagu hästi sotsiaalne seal asju ajada või niimoodi, näiteks, eks ju. Eile oli Marss on ka selline edasi minek, aga Marss on nagu ohtlik natukene, eks ju. Kui päike on pühapäeval päev on päiksepäev, siis päiksepäev on nagu, päike on ka nagu action, aga päikse on hästi palju sellist õilsust niimoodi, aga Marsil on sellist, vaja murda läbi. Ühesõnaga vahet ei ole, eks ju, kas sa vaatad päevade plaanis, planeetide plaanis, ilma plaanis, nagu ma rääkisin, mis meeleolud on siin, vaatad lähedastel, abikaasal vaatad, et kuidas teil täna meeleolu vastavalt sellele häälestad tema meeleolule ikka viisakusest, eks ju. Aga teistpidi, kui sa vaatad pühamehi, siis nemad, kes on spontaanses sellises businessi vabas armastuses, eks ju, kes ei tea enam businessit jumalaga ka, et ma nii, jumal, see mulle nii, eks ju. Nendel ei ole nagu ebasoodsat asja, sest kui kõikide asjade ja kõikide ilmingute, kõikide sündmuste taga on Jumal, kes on kõike armastav ja kes kontrollib ja läbib kõike, on kõige looja ja meie veel tema lahutamatud osaks, et siis tegelikult ebasoodsaid hetki ei olegi olemas. Aga see on nagu pühaku meeleolu. Me ei saa nagu kunstlikult seda järgi teha, eks ju. Sellepärast on niimoodi, kui pühamehel juhtub midagi rasket kehaliselt või kuidagi seal, ma ei tea, ümbruskonnas nihena, siis tema armastuse kõigu, ta teab, et selle taga on Jumal, et seal on mingi plaan, eks ju, et tema jääb armastusse, eks ju, alandlikkusesse, tänulikkusesse, eks ju, sisemiselt. Valimiselt võib-olla on vaja näiteks erinevad pühendunud, vaatad seal Arjuna, kes Krishna ütles, et sul on parem võidelda praegu, eks ju, selle õigluse nimel, et me oleme kõik variandid ära proovinud, nüüd on viimane variant, eks ju, vitsa anda neile, kes loodusseadustega liiga vastuollu on läinud, eks ju. Samal ajal mõnele teisele pühendunud ütleb, et loobu kõigest. Uttava üks Krishna sõber ütles, et võta see nii asja vastu, loobu kõigest sellest pere ja sotsiaalsest asjadest. Et see on veel eraldi nagu pikk teema. Aga jah, et head uudis on see, et ebasoodsad hetki ei ole nagu, kui kõik on Ishvara, eks ju, algse kontrolli all, kes on, eks ju, hea, tal ei ole kadedust, iha, viha, neid asju, ta on nagu puhas elus olend, tal ei ole mõtet meiega selles mõttes businessit teha, ta võib heas mõttes meie hea koolitaja olla, kes annab vahest piitsa ja vahest präänikut, eks ju, nagu hoolitsev lapsevanem.